Tervist! Me oleme nüüd siin, paneme teiega ja meil on siin mingi 18. peaosa ja meiega on siin Miina Hint ja mina Ravel Viirsalu ja nüüd me hakkame hästi palju teiega panema. Et täna võiks rääkida näiteks, ma ei tea, tervise teemast nagu, et mis te arvate, kas kellelgi teil meeldiks parem tervis lihtsalt nii kergelt, et te isegi automaatselt teenite selle pealt raha, et lihtsalt kuna te saate endale parema tervise ja palju meeldivama elu ja tõhusama keha ja meele ja haigused lähevad ära ja absoluutselt kõik haigused on võimalik ära ravida, isegi diabeet ja vähk ja kõik need on täitsa ravitavad asjad, et ei ole mingit probleemi. Ja selle ühe sama tõhusa meetodiga lihtsalt number üks asi, mis kõige rohkem halba tervist tekitab inimestele, on toitumine. Ja see tähendab seda, et see on liiga tihe toitumine ja seal on ka millest toituda. Et näiteks süsivesikud on väga paha ja see võiks öelda number üks kõige halvem asi, mis inimene tarbib, aga seal on ka number üks, see suhkru number kaks. Number üks asi on margariin ja ehk rafineeritud taimeõlid, siuksed kollased õlid, mis plastikutõlites müüakse, need on väga halvad asjad. Kookosõli on hea. Oliiviõli on hea, kui seda osata leida, see on üsna haruldane. Ja siis jah, avokaadoõli on ja samuti kõige parem on muidugi loomne rasv. Ja kalaõli on ka super ja kõige parem ongi kalaõli vist, kalarasv lihtsalt. Süüa kala, näiteks makrel või mis ta kala oli, see cod liver. Nojah, et see kala omas mahlas on hea osta ja kõige kalaturul, seal on üsna soodsa hinnaga isegi, näiteks kilu on ja panna mingi tatrajahu sisse ja pannile ja siis kasutada kookosrasva. Ja see kookosrasv ei ole nii palju kallim, see on tohutult palju toitainerikas ja seda võib kuumutada pidevalt ja sellega ei juhtu mitte midagi. Et ja noh, mis on veel, et siis hingamisharjutused, et hingata aeg-ajalt, et lihtsalt üks hingetõmme näiteks nagu mingi hingetõmme sisse, mingi, kuidas soovite, ja siis 2 sekundit kinni ja siis kõige tähtsam osa on see, et te hingate hästi vaikselt välja, nagu super aeglasti, et lihtsalt hoida huuled koos ja puhute. Et võite seda koos teha ja ma demonstreerin seda. Ja siis ühest korrast piisab, teete seda 1 korra päevas, siis teie tervis läheb tohutult paremaks. Lihtsalt üks hingetõmme ja keskendute ainult selle hingetõmbele, võimalikult palju keskendute hingetõmbele. Ja siis tuleb kiired tulemused tulevad tervise suhtes ja kui palju tõhusam teie aju töötab. Aga seal on võimalik veel paremaks oma päeva tehes teise hingetõmbe. Et kui millestki viitsite, võite teha ka teise hingetõmbe samal päeval. Ja kui viitsite, te võite isegi mitu tükki korraga teha samal ajal. Et minut aega järjest, pool tundi järjest, terve päev, kuidas soovite. Et seal ei ole niisugust asja nagu sellega liiga palju hapnikku ei tule, et see on väga hea hingamisharjutus. Et see aitab ilusti CO2 ja hapnikul ikkagi kehas püsida. Et CO2 on üsna vajalik asi, et hapnik pääseks rakku, et see on nagu niisugune vahetus nagu. Et see nagu aitab nagu see rakku pääseda. Aga ma
tuletaksin sulle meelde, et üks asi on meil väga-väga tähtis, et inimene terve oleks ja võib-olla see ongi kõige-kõige tähtsam veel isegi. Ja see on tema vaimne olukord. Ja vaimne olukord tähendab seda, et enamus inimesi või väga paljud inimesed Bertrand Russelli arvates ennem surevad, kui nad üleüldse mõtlema hakkavad. Ja loomulikult siis ei saa olla neil mingeid väärtusi, siis ei saa olla neil mingeid ideid, ei saa üldsegi tekkida. Mida see võib tähendada? Kas nüüd võib-olla mõtles sükest asja, et ennem sureb, kui hakkab mõtlema uuesti? Võib-olla ta mõtleb... Ei, et ta üldse mõtlema hakkab. Ennem ta sureb, kui ta üleüldse suvatseb hakata mõtlema. Ta ei mõtle, sellepärast, et mõtlemise töö ongi üks kõige ja kõik seda ütlevad ja tunnistavad. Kõik professorid kogu maailmas, kes on seda mõtlemise protsesse uurinud, nad tunnistavad seda, et see ongi kõige raskem asi, sellepärast, et kõigepealt sa pead vaatama iseennast, siis sa pead vaatama enda ümbere, mis toimub, kus sa elad, millises maailmas me kõik asume, mis siin toimub. Taju peab olema, lihtsalt tajume seda ruumi, et see Kaja ja ma tajun sind. Ei, ma mõtlesin palju sügavamal tasemel ja see oli ka kindlasti üks põhjusi, miks Sokrates siis Vana-Kreekas mõisteti surma, sellepärast, et ja siis pandi kivikesi niiviisi, et kas surma poolt või mitte surma poolt ja see kõik oli ainult selle tõttu, et ta püüdis käia, ta käis ringi, mitte püüdis, vaid käis ringi igal pool ja siis püüdis rääkida inimestega elust ja nendest kõige tähtsamatest põhimõtetest, mis siis inimestel on välja kujunenud, kas need on õiged või valed ja nii edasi. Ja siis hakati Sokratest süüdistama selles, et ta tolleaegseid jumalaid nagu kahjustab oma selle tegevusega ja rikub noori, et püüab neid mõtlema panna. Ja kogu see meie suur eliit igal pool maailmas, just see on kõige ohtlikum asi, kui inimene hakkab mõtlema. Ja no teatud inimestele. Mitte teatud inimestele, vaid kõikidele. Ja see on väga ohtlik asi. Ja see on ohtlik asi ka muidugi ka inimestele endale, tähendab ohtlik selles mõttes, et kui sa hakkad arenema, kui su mõte hakkab paremini töötama, kui sa hakkad aru saama, mis siin toimub, siis sa hakkad esitama küsimusi võimudele, siis sa ei kiida, ei plaksuta iga asja peale, nagu siin näha on, siis sa kiidad kõike heaks, isegi kui su juht näiteks seal ähvardab kogu maailma aatompommiga õhku lasta, sa kiidad kõike heaks. Ja see on valitsevale eliidile, on see muidugi kõige kasulik. No selles suhtes küll. Ja arusaadavalt. Aga kes, no jah, kui kiidab heaks, aga no tal... No näiteks mina ise ei keskendu aatompommidele, et ma ei... Ei väga valesti ju, sest see atompomm võib iga hetk sulle ka pähe tulla, tähendab, ja kas me oleme väärt siis atompommi või ei ole väärt, kui me üleüldse mõtlema ei hakkagi. Seda on hea arutleda oma... Ei, aga kui sa arutlema ei hakka, siis sa ei hakkagi mitte millestki aru saama. Ei, ma mõtlengi, et me tähelt arutleme seda, aga ma muidu ise eelistan mitte see enda pead. Ja seda teebki enamus, et ta eelistab mitte vaevata ennast raskete probleemidega, et küll nad ise teavad, küll nad ise lahendavad, aga kogu maailmas polegi muid asju, kui ainult ühed sõjad teiste otsa pidevalt. Ja nüüd on väga paljudel riikidel juba atompommid ja need võivad tulla igalt poolt, absoluutselt. Tähendab, ma tahan sellega öelda, et kui rahvas ei hakka, ei muutu pisutki, millest juba Sokrates ja Platon aru said, muide Platon oli ka see väga suur filosoof, kes mõtles, et ta võib minna teiste kõige kõrgemate juhtide juurde teistes, kes juhtisid teisi riike ja suudab nendest teha
mõtlevad inimesed. aga millega see kõik lõppes? See lõppes sellega muidugi, et need suured juhid hakkasid teda ära hävitama ja siis suure hädaga suudeti siis mingisugune rahasumma kokku koguda ja kuidagi teda sealt ära päästa, nii et ta riskis oma eluga. ja sellepärast on muidugi Platon väga tubli, et ta ka riskis oma eluga, sest et nagu me näeme kogu maailmas, miks meil on siis tekkinud niisugune hullumeelne olukord, kus ainult sõjad, naiste, pisikeste laste tapmised ja massilised tapmised. Et selle kõige pärast me elamegi siukses maailmas, et me lubame seal kõigil toimuda. Sest kui ma ei luba seda, siis see lõppeks otsa. No suht suurel hulgal inimesti kannatavad seda ära ja lihtsalt ei lase endale sellest häirida. Aga siis... Oma surmast ei lase häirida, aga mida see inimese kohta ütleb? Nad ei taha julge tihtipeale seda arutadagi. Ei, aga inimene võib olla ka niivõrd juba alla surutud ja ära vaevatud, et ta mõtleb, et ongi hea. Ega sa ei saa teise inimese peasse sisse ronida. Vaadata, mis seal toimub. Aga kui nad nii käituvad, järelikult miski on ikkagi... Eks ikka igat sorti inimesi liigub seda. Ei neid ei huvita, mis siin maailmas toimub, ei huvita see, et naisi lapsi tapetakse, eraisikuid, kes pole üldse sõjaga seotud ja mis on tegelikult keelatud ka. Ei, kõiki tapetakse järjest. Aga mul on üks küsimus. Kui väga sina muretsed, et see materjal, mis me siin kaamerasse teeme, et kas see, kui mis sa arvad, kas sa muretsed, et see võib osutada sulle ohtu, et selline materjali oleme loomas? Muide, kõik, mida ma elus olen teinud, ongi ainult osutanud ohtu pidevalt. Ja selle üle võib olla mingis mõttes isegi väga uhke, sellepärast, et me näeme, et kõikjal tapetakse neid inimesi just või surutakse alla. Palun väga, kas sa võiksid selle panna korraks kõrvale? Korraks. Ja, et sa ei hakka ju seda siin sööma. Loodetavasti. Parem kui küpsis. Me võime ühe süükse saate teha, kus sa sööd kapsast kogu saate aja. Aga keegi siis kuule, mida sa siis inimese keeles siin räägid ja millised mõtted su peas on. Et sa võid küll ilusa näoga seda kapsast süüa ja nii edasi. See on väga tore ja väga lõbus, aga kapsapea, nagu Luts kirjutas. Et mis on kõige ilusam ja kõige uhkem kapsapea ja sellele siis anda siis see preemia selle kasvatajale ja nii edasi. Nii et jah, et igasuguseid rumalusi ja lollusi siin maailmas tehakse ja tähtis on näiteks Platoni puhul just see ka, et mitte ainult sõnu ta ei teinud, vaid et ta tõepoolest tegi tegusid. Sellepärast, et niipea kui sa hakkad näitama, et sul on mingid ka ideed ja arvamused maailmast ja eriti valitsusest, siis hakatakse sind jälgima, siis hakatakse sind igatepidi takistama, sinu töid ignoreeritakse, ei lasta ilmutada, kogu meedia on sinu käpas, lastakse kõikidel siin valetada. Nii et suu suitseb, me muud ei näegi meie oma riigis, Eesti riigis. Jah, see on õigus, et pole mõtet siin halvasti ütelda näiteks Vene riigi kohta. Kas meil endal on parem olukord, eks ole? Mis juhtus meie vabadussõdalastega, mis juhtus nende juhiga, mis on juhtunud kõikide inimestega, kes on siin vähegi oma mõtteid püüdnud väljendada, ausalt väljendada. Neid on kõiki püütud ära hävitada, vangi panna. Vastupanu ja konkurents eemaldatakse tavaliselt nii. Mida tehakse? Vastupanu ja konkurents tavaliselt eemaldatakse, püütakse eemaldada teatud inimeste poolt. Mitte püütakse, vaid seda kogu aeg tehaksegi ja just sellepärast me elamegi niisuguses maailmas, nagu me elame. Ja
ja see on ainus põhjus, miks me siin teemegi neid saateid, et näidata ka teile, et näidata seda, et millised valed meil valitsevad ja kõige suuremad poliitilised valed isegi siin varastatakse meie riigis, lihtsalt varastatakse ära. Siis mitte kuskil ei lasta sul vabalt oma arvamust avaldada. Kuidas on meil sõnavabadused? Praegu. Mitte kuskil, mitte kellelgi. Mitte kuskil. Mitte kellelgi. Ikka. Praegu me teeme seda ju. Ja, aga mine ja püüa ajalehte panna oma artiklit, mida väga paljud inimesed näiteks loevad, kui palju meid siin kuulab ikkagi. Ma tahan öelda, see ei pea olema paberid olla. Ja küsimus on ju selles, et kas meil põhimõtteliselt üleüldse on sõnavabadus või ei ole. Ei, kas sa oled Pätsi kohta lugenud näiteks ühtegi kriitilist artiklit? No, huvitaval kombel ma ise graveerisin selle Pätsi pea, mis selle eest toole. Aitasid teda üles kiita veel, eks ole, takka järgi. Aga ma tean tema ajalugu tegelikult ei tea. Ja, aga miks sa ei tea, eks ole. Näiteks me tõesti, kui me oma ajalugu ei tea, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikut, eks ole. Täitsa tõsi. Ja see ongi kahjuks nii, eks ole. Ja sellepärast me püüamegi meelde tuletada inimestele neid asju, mis on siis totaalselt maha vaikitud. Ja mida mitte keegi ei teagi. Ja me võime ainult öelda paari asja, kuidas on võim, läheb üle igasuguste seaduste, üle Eesti Vabariigi põhiseaduste. Ja näiteks, kuidas meil toimuvad valimised. Miks meil juhtub ikka nii, et ainult ühed ja samad rikkurid, kõige rikkamad erakonnad, kuidas nad kogu aeg võidavad näiteks? Vasta mulle. Palun väga. Nad oskavad seda mingit veenmismängusid ja nad on ikka oma teadmised, kuidas inimesi manipuleerida ja oma rahadega, ma tahan rõhutada seda. Oma rahadega. No eks ikka seal raha mängib suurt rolli seal, jah. Ja raha mängibki ainukest rolli, kui nii öelda. Nii meedias, kui sa meedia ära ostad, kui sa ostad ära kõik kanalid, kui sa ostad endale 10 lossid, 10 jahid, kõige uhkem. Ostad ära kogu apteegisüsteemi, haiglad ostad ära, kõik selle maailma terviseorganisatsiooni ostad ära. Et kõik on võimalik ära osta, me näeme näiteks praegu seda, kuidas maailma valitsus püüab väga väike käputäis kõige rikkamaid inimesi, püüab kogu võimu maailmas enda kätte haarata. Nii nad tehakse. Nii nad tehakse ja sa tahad ütelda, et pole midagi parata, et ärme torkame silma, ärme neid kritiseerime. Ei, see kõik on ju otseselt meie enda vastu, kõik see suunatud, eks ole. Inimkonna enda vastu. Ja nii kaua. Praegult on kaardid laual ja kõik kaardil on näha ja sa praegult on aeg sinu käik teha, et peame oma kaarte hakkama laduma. Ja kui otseselt öeldakse inimkonnale, et siin on vaja alles jätta ainult kas miljard, tähendab hävitada ära see 8 miljardit või 9 miljardit, kui palju juba siin meil inimesi on. Minuga poolest tuleb maa täita lastega. Mina pooldan rohkem inimesi kui vähem inimesi. Sest et siis on meil rohkem võimalusi, et tõepoolest tulevad inimesed, kes on julged, vaprad, kes ei karda mõtelda. Sest et nii peab sa mõtlema hakkad, siis sa ei saa ju ise endale valetada. Kuigi väga paljud inimesed muidugi valetavad eelkõige iseendale, oled sa minuga nõus?
nad valetavad iseendale kõik kogu absoluutselt. oma elu. Kellele on inimesel kõige parem, kergem valetada? Kellele inimene iseendale, loomulikult. Ja ta ütleb, mina olen hea, mina olen tubli, mina käin iga päev tööl. Mina toetan meie süsteemi, mina hääletan kõige rikkamate poolt, sellepärast et raha ja rikkus ongi uuteks jumalateks saanud tegelikkuses. Jah, et seks, raha ja alkohol. Ainult raha, ainult kapital ja tähendab, millega, miks sind ka austatakse, miks kõik inimesed unistavad ainult sellest ühest ja ainsast, et saada ka nii palju raha, et minust igal pool räägitakse. Et mind kummardatakse, et mulle kõik tehakse ja tullakse ja võib-olla palutakse, et toetage meid. Meil on siin jalvasti eks see on reklaam tavaliselt, et need toetage siin haigeid lapsukesi lapsi, kes on näljas. Ja täpselt. Ja need saatke meile raha, et me kindlasti läheb õigesse kohta see. Jah. Nii et tähendab, siin on mängimise võimalusi on väga palju, kuidas maailma kõige paremat heategijat mängida. Ja siis teha suured kas või uue riigi luua. Palun väga, kui sul on palju raha, tee see, eks ole. Aga jah, ühesõnaga. Ei tea, mõni riik võib-olla on juba maha müünud, ei tea, kes haldab neid riike. Aga tahetaksegi riike hävitada. Aga isegi meie need kõige kõrgemad võimukandjad ei räägi sellest ühtegi sõna, eks ole. Nii et palun väga, et kui palju siin on varjatud asju, mida inimesed ei teagi, sest sellest ei räägita. Ja kui inimene ei räägi, mis siis temaga juhtub? Temaga juhtub ainult üks asi, et ta kaotab ka oma mõtlemisvõime. Ta tahab hommikul ärkab üles tööle kella peale, mis ma tegema pean, boss, tee seda, okei, oi küll on paha päev ja oi läks see asi viltu ja raha ka pole. Aga ma tahan öelda, et just nende inimeste hulgas on kõige ausamad, kõige ennast salgavamad isegi inimesed selles mõttes, et nad tõesti tõusevad väga vara, lähevad väga vara sinna tööle. Neil pole kuskilt isegi korralikult nii palju raha, et osta endale normaalset head toitu ja nii edasi. Ja nad tõesti pingutavad Eestimaa nimel, mis ei olegi peaaegu enam Eestimaa. Võib ma lisan. Tegelikult normaalne hea toit on odavam kui see lisu makaronid ja niisugused asjad, et sai leib ka ei soovita väga. Aga nagu peet on odavam kui kartul. Et sööge hästi palju peeti, siis olete kõvad. Ja veel kord ma rõhutan, ikkagi tähendab väga palju vaimuhaiged on pärast seda pandeemiat ilmunud lagedale ja just see kõik on meid mõjutanud, et me ei räägi, ei suhtle, ei tohigi omavahel suhelda, sest et näiteks sinu juurde kohe tullakse, tehakse sulle trahvi selle eest. Tähendab, see kõik on ka meie maal oli see väga. Ma sain trahvi, mitte maski kandma, mul ei olnud kott peas, ma sain trahvi. No vot, ja kes me siis oleme, eks ole, inimene peab ise enda käest ka lõppude lõpuks seda küsima ja aga on inimesed, kes mitte kunagi ei küsi enda käest seda, et kes ma olen, mida ma teen ja kas ma arvestan teistega ja eriti ohtlik on see ka muidugi Eestimaal, tuletame meelde kas või Tammsaare Pearut ja Andrest ja mis toimus nende vahel, eks ole? Ja tähendab, mis toimus või? Kas sa ei ole Tõde ja õigust lugenud? Tõesti ei ole lugenud. Viimane aeg oleks ka seda lugeda tegelikult. Sellepärast, et ikkagi mingid ka Krõusbergi Kalevipojas on mingid kohad on väga-väga head ja mis näitavad just eestlast, kas heas mõttes siis või kõige halvemas mõttes, et nad
ei suuda omavahel koostööd teha, ei suuda omavahel normaalselt suhelda. jah, et ainult oma mina peab olema kõige kõrgema koha peal. 2 meetrit ja kott peas. jah, aga ma kardan, et nüüd on väga hilja, et mis see kell näitab, jaa, et kell on juba tõesti, me pole nii hilja veel täiega vannud. Ma ütleks ainult, et valimis näiteks seaduste kohta, kui me neid ei muuda, siis me saame pidevalt ainult ühed ja samad kõige rikkamad erakonnad sinna etteotsa, kes on kõik siis ära ostnud siin Eestimaa ja kes ei hooli Eestist ja nende ainuke soov ongi, et ma mõtlen, et äkki peakski lähemalt üle vaatama selle süsteemi ja arutlema omavahel, kuidas see käib. Aga see kõik on olemas Eesti Kodanike Erakonnas, kus on isikuvalimised, mitte need ka need rikkad erakonnad, need on need kõige rikkamad ja kes veel maksumaksja taskust ka oma raha saavad. Nii et mitte keegi ei saa nendega isegi konkureerida. Nad on niivõrd ennast positsioneerunud seal üleval, et neile ligi ei pääse. Ja siis on 5%. Ja pääseb ikka. 5% näiteks künnis. Et kui sinul on väiksem erakond, siis sa ei saa üldsegi valimistele. Ei, sa ei tea seda. Sa ei tea. See oli vanasti oli Eestis oli niiviisi. Aga kui uutmoodi läheneda sellele? Kes laseb sul midagi, kuskil uutmoodi midagi ütelda. Isegi näiteks, kui ma ükskord kiitsin Eesti riigimeeste paari sammu, siis seda ka ei lastud läbi. Mida sa ma kiitsin, kui meie riigimehed midagi õieti hästi tegid. Aga isegi seda ei lastud läbi, sellepärast, et parem on üldse mitte läbi lasta, sind pole olemaski. Sa ei eksisteeri, Eesti inimeste kodanikud pole üldse olemas. Polegi, teda polegi, ükskõik mis ta ütleb, sest et ära anna talle mingit seda võimalust, et ta ka kuskil midagi ütleb, sest et sellega ta juba õnnestab seda suurt võimu, mis seal üleval Toompeal meil on. Ta õnnestab sellega, sellepärast, et tema nägu on ka kuskil näha ja nii edasi. Isegi kriitikuid ei lasta mu raamatute kohta ühtegi sõna öelda. Mis puutub väikestesse erakondadesse, siis üleöö pandi kõik siin kinni. Ja nii edasi, varastati ära kõik, eks ole, teiste tehtud teod ja nii edasi. Nii et see on lõputu rida niisuguseid tegusid, mida teevad üleval seal meie võimukandjad, kes kahjuks ei ole mitte millegi suhtes paremad kui teised. Mitte mingis suhtes kahjuks. Hullemad veel, sest et kui nad juba oma kätega hakkavad Eesti rahvast hävitama sellega, et toiduhinnad on niisugustesse kõrgustesse tõusnud, et tõepoolest väga paljusid asju sa üldse enam osta ei saa või elekter, nagu me teame, inimesed. Tuleb arukamalt tuleb tarbida. Et tuleb osta. Pead ikkagi kasutama oma mõistust. Me ei pääse sellest. Näiteks proovige rohkem taaskasutatud asju ja kui ärge visake asju ära ennem, kui näete, et äkki sellest saab midagi veel leiutada. See on igast asjadest on võimalik igast asju leiutada, kasulikke asju. Et julged ise ka natuke olla natuke leiutajad ja katsetage vaadake, kuidas asjad kokku käivad ja küll ma vaatan. Järgmine kord vaatan neid leiutisi. Vaatame, näitame, et mida siis me oleme suutnud välja mõelda midagi niisugust, mis on siis tõepoolest au ja kuulsust kogu Eestimaale. Vaatame, kuidas siis asjad lähevad, aga nüüd ma kardan tõesti, et on liiga hilja. Jaa, et järgmise korrani ja täna olite meiega ja meeldetuletuseks, et tehke see 1 või 2 hingetõmmet päevas, nagu ma näitasin ja kui viitsite või võite rohkem teha, siis see on hea alustus. Ja mina tuletaksin siis meelde, et 1 või 2 korda päevas või vähemalt nädalas mõtelda sellele, kes ma olen, milleks ma siin maailmas üleüldse olen ja mida mina kui Eesti kodanik peaksin siis
siin tegema, sellepärast et meie põhiseadus ütleb, et kõige kõrgem võim ongi rahvas ja rahvas ongi see 2%, millest ma sulle rääkisin, eks ole. Ja, kes ei taha üleüldse mitte millegi üle siin mõtelda. Ja, et julgege pöörata pilk siia poole, enda poole ja lihtsalt vaadake oma peopesa näiteks, et mõelge, et mis see siin on ja kes see seda vaatab ja mis see täpsemalt on, kas see on liha ja nahk. Kas sa mustlase juures oled käinud? Nagu neid käemustreid lugemas või? Ei no mul on olnud sõprul kuskil, kes loevad mulle päris huvitaval lugusid, et ma ei tea, et võib-olla seal on täielik jaburus, aga võib-olla saavad ka midagi, et pole veel kindlaks teinud, et võib-olla midagi on seal, võib-olla ei ole. Et ma arvan, et seal võib-olla midagi olla, seal on peopesa on võimalik lugeda rohkem kui ainult. Ja, aga kõige lihtsam on minna peegli ette, vaadata endale näkku ja ütelda ausalt. Kes ma olen, mida ma siin elus teen? Ma tean väga vähe inimesi, kes julgevad peeglisse vaadata tegelikult, tõsiselt. Nad korraks vaatavad kiiret, et kas juuksed on korras, siis lähevad minema. Jah, sest et tihtipeale jah, pole seal mitte midagi vaadata. Vaat selles ongi asi ja selles ongi meie kurb lugu, et kui meid nii palju ahistatakse sealt ülevalt kõrgemalt. Meil on häbi hästi palju, me oleme tohutus häbis, see on nagu peale surutud viirus meile. Et Nii, aga siis täname kõigi kuulamise eest. Jah, ja loodetavasti teie näete meid peatasi ja siide lõpp ja häid pühi.